Jätkame oma õhtut ning järgmisena on sõna Kohila vallavanemal Heiki Hepneril. Austatud Kohila valla rahvas, lugupeetud külalised, daamid ja härrad. Täna 100 aastat tagasi loeti Pärnus Endla teatri rõdult ette iseseisvusmanifest ja homme tähistame oma riigi 100. sünnipäeva. Me oleme seda sünnipäeva uhkuse ja rõõmuga oodanud ja ette valmistanud ning nüüd on ta käes. Õnnitlen teid kõiki meie riigi suure juubeli puhul. Kas 100 aastat on pikk või lühike aeg? Kõik sõltub vaatenurgast. Esimene inimene jõudis tänasele Eesti territooriumile umbes 11 000 aastat tagasi. Eesti vanimaks elukandjaks on Tamme-Lauri tamm, kes tähistab mõne aasta pärast oma 700. sünnipäeva. Kohila vallal on siin vastu panna Kõnnu tamm, kelle eluiga jääb 400 aasta ligidale. Inimpõlvesid mahub sajandisse 4-5. Neid inimesi, kes on meie riigi sündi näinud, on 62. Neist üks elab Kohila vallas. Soovin kõigile meie seenioritele tervist ja reibast meelt. Ajalugu teeb inimene ja teeb seda päevast päeva. Nii alustas oma esimest aastapäevakõnet president Lennart Meri 25 aastat tagasi. Jah, meie kirjutada on meie riigi ajalugu, isegi siis, kui naabrid arvavad teisiti. Ajalugu tehti 100 aastat tagasi Endla teatri rõdult. 21. septembril 1944 Toompea torni sinimustvalget lippu heisates. Pagulasena võõrastel randadel või vangina Siberis. Ajalugu tegime me ennast vabaks lauldes ja täna siia kokku tulles. Enamus hetkel eksisteerivaid riike 100. sünnipäeva üle uhkust tunda ei saa. Meie riigi ajaloo leheküljed oleksid jäänud kirjutamata, kui me ise poleks oma riiklusse nii meeletult uskunud ja otsustavalt tegutsenud. Kes meist ei tea Ülemiste vanakest, kes ähvardab Tallinna uputada, kui see peaks kord valmis saama? Ma pole kuulnud, kas Ülemiste vanakesel, ka Keila jões, mõni tuttav elab, aga isegi kui keegi selline tegelane olemas on, pole põhjust karta. Kohila vald ei ole saanud valmis möödunud 100 aastaga ega saa valmis järgmise 100 aastaga. Ning seda vaatamata sellele, et täna oleme tegemas läbi ajaloo suurimaid investeeringuid, mis ei piirdu sugugi ainult Kohila aleviga, vaid jõuavad ka meie alevikesse ja küladesse. Siinjuures tänan kõiki vallajuhte, kes on ehitanud Kohila valda pühendumusega ning loonud hea platvormi tänasele vallavalitsusele rahva teenimiseks. 2018. aastal alustatakse uue valla üldplaneeringu koostamisega. See on protsess, kus määratakse ära valla ruumiline areng. Iga elanik saab siin kaasa rääkida, missugusena ta tahab meie valda järgmistel kümnenditel näha. Kuhu peaksid tulema uued elamud ja tööstusalad, mis peaks jääma puhkealaks ja rohevööndiks, kuhu me rajame kaevandusi ja kus me jätame looduse puutumata, kuhu me ehitame uue rahvamaja ja kus saab olema ujula. Loomulikult ei ole eelpool toodud loetelu ammendav, kuid üks on selge. Me saame Kohila valda teha paremaks ainult siis, kui me teeme seda koos. Kohila vald on rikas vald.
Ma ei pea silmas niivõrd eelarve suurust, mullaviljakust või maavarade rohkust, vaid pigem inimesi. Me oleme oma riigile kinkinud suuri riigimehi, tarku teadlasi, avara pilguga õpetajaid, edukaid ettevõtjaid, loovaid kultuuriinimesi, tippe vallutanud sportlasi, pühendunult oma igapäevatööd tegevaid töölisi. Seda nimekirja võiks pikalt jätkata. Et mitte mõnele liiga teha, nimetan ma sellest pikast nimekirjast ainult 2 nime. Esiteks Jaan Teemant, 4-kordne riigivanem, kes vaieldamatult paigutub oma suuruselt Konstantin Pätsi ja Jaan Tõnissoni kõrvale. Ning teiseks Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president, kelle võime rahuliku südamega paigutada ritta, kus asuvad Karl Ernst von Baer ja Ernst Öpik. Kui 20. sajand on olnud teadus- ja tehnika arengus tormiline, siis 21. sajandi kohta pole veel sobivat sõna välja mõeldud. Rong jõudis Kohilasse esimest korda 1901. Mõned aastad hiljem tulid automobiilid ja omnibussid. Eelmisel aastal sõitis Tallinnas esimest korda ilma juhita autobuss. Paar aastat oleme näinud tänaval liikumas nutikaid pakiroboteid. Ja lendavatest autodest rääkides arutatakse selle üle, kas nad jõuavad siia 10 või 20 aasta pärast. Eestil on siin oma edulood kõrvale panna. Kiire internet on saanud osaks meie inimeste põhiõigusest. Uhkusega saame rääkida Skype'ist ja e-riigist. Meil kõigil on taskus ID-kaart ja ilma selleta me oma igapäevast asjaajamist ette ei kujuta. Infotehnoloogia on tulnud, et jääda. Isegi siis, kui tulevad mõningad tagasilöögid, ei kaota enam kuhugi. Kui 100 aastat tagasi tähendas isiklik hügieen, kätepesu ja välikempsude ehitamist talude juurde, siis nüüd peame mõtlema sellele, kuidas kaitsta oma arvuteid ja nutiseadmeid krattide eest. Siiski ei ole IT imevõimas. Targad lahendused ei asenda inimest iialgi. Ja isegi siis mitte, kui me sinna juurde maname inimese näo ja anname inimese hääle. 21. sajandis ei tohi saada üksikute inimeste sajad. Me vajame oma lähedasi ja sõpru samamoodi nagu 100 aastat tagasi. Head Kohila valla noored, esimest 100 aastat Eesti Vabariiki oli teie esivanemate nägu. Järgmine sajand tuleb teie nägu. Enam ei ole määravaks asjaolu, kes olid teie vanemad. Ettemääratud tuleviku aeg on ammu läbi saanud. Tuleb ise olla töökas ning õpihimuline. Ära löö kergelt käega ja mõtle suurelt. Nii leiad sa just selle tee, mis sinule, su lähedastele, su kogukonnale ja su riigile õnne toob. Igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ja nagu me teame, koos valatud õnn on mitmekordne õnn. Head kaasteelised, ma mõtlen tänutundega kõigile neile Kohila valla inimestele, kes on valanud verd selle nimel, et me riik oleks vaba. Ma olen tänulik kõigile, kes on meie vallas hoidnud isamaa aadet ja emakeele kõla. Ma tänan kõiki Kohila valla elanikke, kes oma igapäevatööga on andnud oma panuse meie ühisesse heaollu. Ma tänan kõiki meie valla sõpru nii siin kui sealpool piiri. Ütlen aitäh meie sõprusvaldadele. 90. aastate abi Soome sõpradelt on raske üle hinnata. Itaalia ja Moldova sõbrad on rikastanud meie kultuuripilti ja laiendanud arusaama tänasest ühisest Euroopast. Läti sõbrad on justkui head naabrid, kellega armastame võistelda
ja võrrelda, aga kes kindlasti tulevad appi, kui abi on vaja. Suur tänu meie ettevõtjatele, kes pakuvad tööd ja loovad uusi väärtusi. Ma olen tänulik inimestele, kes kannavad meie valda oma südames, elades kusagil mujal. Te olete alati oodatud tagasi koju Kohila valda. Ma olen tänulik teile kõigile, armas Kohila valla rahvas, ja soovin teile rõõmsat iseseisvuspäeva. Elagu Eesti, elagu Kohila vald! Kätte on jõudnud tänase õhtu põnevaim osa, kus saame teada, kes pälvivad käesoleval aastal Kohila valla tunnustuse. Palume valla teenete märgi, vapimärgi, elutöö preemia, elu edendaja preemia, parima ühenduse preemia ja kuldaväärt koolmeistri tiitli saajatel jäädvustada oma nimi valla auraamatusse. Lühikeseks tänukõneks on avatud ka mikrofon. Palun lavale tunnustuste üleandmiseks volikogu esimehe ja vallavanema. Ta on pea 20 aastat juhatanud Hageri koguduse pasunakoori, mis tähistas 2017. aastal oma 70. aastapäeva. Tema eestvõttel valmis juubeliks video, mis tutvustab mitte ainult pasunakoori ja selle muusikat, vaid ka meie valda ja väikest Hageri küla. Mõnda aega varjusurmas olnud paariliikmeline pasunakoor on tänaseks löönud särama ja on Kohila valla au ja uhkus. Tema oskus panna mitteprofessionaalid suurepäraselt ühiselt orkestris mängima on fenomenaalne. Ta tegeleb iga mängijaga personaalselt. Kui vaja, teeb mõne partii lihtsamaks või annab mõnele eriti tublile sooloosa. Kõigele lisaks paneb ta pasunamängijad ka laulma. Tema käe all areneb pasunakoori tegevus jõudsalt, sest ta kaasab esinemistele ka Kohila koolituskeskuse õpilasi, kes seeläbi saavad orkestris mängimise praktikat. Meil on au üle anda Kohila valla vapimärk ja lisaks ka Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupi kultuuripreemia 2017 härra Joel Ots. Läheb õhtupäev, see õigse mind. Ta kõrval tunne Hiiumaa, üht õiget suu õitsist. Ta on tõeline Kohila patrioot, kelle südameasjaks on olnud aastakümneid Kohila areng, Kohila noorte ja laste vaba aja sisustamine, kultuuriürituste korraldamine, hea sõnaga teiste tunnustamine ja toetamine. Ta on tõeline maasool. Ta on toetanud paljude Kohila valla noorte ja andekate arengut, andes neile võimaluse esinemiseks ka suurel laval, puhudes tuult nende tiibadesse. Tal on 100 ideed, 100 vabatahtlikku, 100 üritust korraldada, 100 rauda tules ja 100 mõtet peas. Ta loob ja toob loomingut maale, ta korraldab ja võtab ise ka osa. Ta lihtsalt on, ta on nähtus.
tema ideedel pole piire. Kui vaja, saab puurist kontserdisaal ja pööningust luulesalong. Kui vaja, kirjutab luuletusi, kui vaja, laulab või tantsib, kui vaja, õmbleb, tikib ja koob. Alla ei anna, sest mis välja kuulutatud, saab ka tehtud. Ja mängulusti jagub koos temaga nii väikestele kui suurtele. Meil on au üle anda Kohila valla teenete märk proua Anneliis Kõiv. Auhinna võtab vastu Anneliisi isa. Tere! Siin ma nüüd olen. Praegu olen üksi, aga tegelikult üksi ei tee ma siin Kohilas mitte kunagi mitte midagi. Ikka teiega koos. Ja nii on see auhindki täna, mis mulle üle antakse kuidagi paljude meie oma. Sest et meid tõesti on nii palju, kellega me koos oleme siin suuri asju teinud. Ja ma arvan, et me oleme tõesti suuri asju teinud, kui ma mõtlen selle peale, kui paljude lastega me oleme mänginud ja kui palju kontserte me oleme korraldanud ja mida me oleme laulnud ja kui palju kraami me oleme tassinud ja asetanud ja tõstnud ja pannud ja viinud ja toonud ja kui palju me ikkagi oleme kokku saanud ja midagi korda saatnud, midagi teinud oma kodukoha ja siinsete inimeste heaks, pakkudes emotsioone ja kokkutulemise võimalust ja ma arvan, et seda ei ole sugugi mitte vähe ja ma olen tänulik kõikide nende hetkede eest ja kõigile teile nii üksi kui kõigile koos. Sest koos me liigutame mägesid. Eriti suured tänud ma ütlen täna oma vanematele, oma mehele, lastele, vendadele, nende peredele ja mu sõpradele ja üleaedsetele ja kogukonna liikmetele, kõigile teile, kellega koos me midagi oleme teinud ja küllap me teeme veel. Elagu Eesti, elagu meie kodukoht Kohila, elagu meie keel ja meel. Ta on käsitöömeister. Tema käe all valmivad puidust tooted. See on tema igapäevane töö. Tema puutöö on hinnatud üle Eesti ja nii võib leida väikseid nikerdusi paljudest Eestimaa kirikutest. Viimase suure tööna valmisid Naissaare kiriku aknad. Tema teine kutsumus on teenida teisi inimesi ja panustada Hageri koguduse töösse. 14-aastaselt alustas ta pilli mängimist koguduse pasunakooris ja on seda teinud tänaseni üle 50 aasta. Lisaks on ta laulnud koorides peaaegu sama kaua ning jätkab endiselt tenorirühma lauljana. Ta on olnud Hageri koguduse juhatuses üle 30 aasta ning juhatuse esimees 28 aastat. Tema eestvedamisel toimus Kohila valla olulise kultuuri- ja muinsuskaitse objekti Hageri kiriku viimane kapitaalremont aastatel 1986–88. Tänane Hageri keskosa oleks küllap teissugune, kui seal poleks asfalteeritud parklaid, remonditud kogudusemaja ja hästi hoitud kirikut, kus mõned aastad tagasi sai renoveeritud ka orel. Kõike seda pole ta üksi teinud, ikka on koguduse liikmed ja juhatus kaasatud, aga keegi peab rahva kokku ajama ja ülesandeid jagama. Selles on ta meister. Järgmisena on ta plaani võtnud renoveerida ka teine pühakoda Hageris, 200-aastane palvemaja. Sellekski suureks tööks on meeskond kokku pandud ja ega ta jää ise kõrvalseisjaks, kus võimalik, paneb alati käe külge. Vallarahvas on kohtunud temaga kõige sagedamini ehk mõnes rongkäigus, kus ta reipalt pasunat mängib. Aga kindlasti on ka palju neid, kes on tema käest raskel hetkel lohutava sõna kuulnud. Ta julgustab, aitab
ja toetab alati. Ta on erakordselt suur lastesõber ja fantastiline vanaisa oma 12 lapselapsele. Toetab ja abivalmis isa 5 lapsele ja pea 43 aastat armastavaks abikaasaks oma naisele. Ta on oma loomult lihtne ja tagasihoidlik. Talle meeldib rohkem teha, kui sellest rääkida ja teha on jõudnud ta palju. Meil on au üle anda Kohila valla elutööpreemia härra Agu Kaljuste. Et saaleval läheb õhtupäev, see õitse viib. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsis. Veel linnuvesi Venemaal võib leida rannaraam. Veel aru annab Harjumaa, me rahva sünnib. No see tänane üllatus ületab kõik. Ja ma ei oska midagi täna teile öelda. Kui tuli meelde kunagi kusagil raamatupoe aknal oli ühe kuulsa vene kirjaniku Maksim Gorki sõnad, kus ta ütles, et kõik, mis minus on head, võlgnen ma tänu raamatutele. Mina ütleksin nõnda, kui minus on midagi head, siis võlgnen ma tänu Jumalale. Jumal õnnistagu Kohila rahvast. Aitäh teile! Ta on 10 aastat kandnud hoolt valla kauni väljanägemise eest. Ta on pannud särama lillepeenrad, taganud haljasalade hoolduse ja avaliku ruumi heakorra. Eriliselt võiks välja tuua Tohisoo pargi, mis on viimastel aastatel suure muutuse läbinud. Ta suhtub oma alluvatesse suure tähelepanu, aga ka nõudlikkusega, moodustades nendest iga ilmaga töötava tiimi. Ta on üks vähestest, kes Kohila vallas tegeleb ühiskondliku kasuliku töö tegijatega. Ta oskab leida võtme, kuidas neid inimesi aidata ning suunata tagasi ühiskonnas aktsepteeritud väärtuste suunas. Ta on järjekindel, nõudlik ja tähelepanelik. Ta on andnud oma panuse, et elu edeneks ka seal, kus vahel mustad pilved kogunevad. Ta on aktiivne Hageri küla elu edendaja, aga alati kohal ka ülevallalistel üritustel. Ta on Kauni kodu konkursi üks eestvedajatest ja märkab alati, kui keegi on oma aeda või maja ümbrusesse panustanud. Tema panus Kohila valla elu edendamisse toimub läbi valla elanike kodude, avaliku ruumi, hoonete ja ettevõtete kaunistamise ja hea korrastamise. Märkimata ei saa jätta ka tema suurepärast kuulamis- ja nõustamisoskust, millega on toetanud ja aidanud oma kolleege, eriti kultuurinõunikke. Seetõttu on ta saanud vallamaja süüdnime kultuuraednik. Meil on au üle anda Kohila valla aasta eluedendaja preemia vallaaednik proua Anu Adamson. Et saaleval läheb õhtupäev, see õitse viib. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsis. Linnuvesi Venemaal võib leida rannaraam.
Nad on koos proovi teinud juba 15 aastat. Nad on loonud uue traditsiooni Kohilas, korraldades jõulukontserte Angerja kirikus. Nende kontserdikavad on huvitavad ja esitus professionaalne, mistõttu on saalis alati palju kuulajaid. Nad on esindanud Kohila valda võistu laulmisel Juuruvallaga ning aidanud Kohilat teel laulupealinnaks saamisele. Kohila nime on viidud kontserditega ka siit kaugemale. Eelmisel aastal osaleti valla kohvikute päeval meeleoluka menüü ja suus sulavate roogadega. Meil on au üle anda Kohila valla parima ühenduse preemia Kapa Kohila kammerkoor. Tuletan meelde, et ka mikrofon on avatud. Ta on töötanud Kohila gümnaasiumis 40 aastat, peamiselt klassiõpetajana. Viimastel aastatel on ta aidanud lapsi, kes vajavad rohkem tähelepanu. See pole olnud kerge töö, kuid ta on end selles vallas pidevalt koolitanud ja arendanud, mistõttu on ta hinnatud kolleeg. Ta on eeskuju ja mentor noorematele õpetajatele. Ta võtab rõõmuga osa uuenduslikest ideedest ning toetab positiivseid muudatusi koolis. Tema käe all sirgunud õpilased on saanud tugeva vundamendi õpingute jätkamiseks järgmistes kooliastmetes. Ta on täpne, kohusetundlik, abivalmis ja alati sõbralik. Need omadused on kandunud üle ka tema õpilastele. Ta on alati suurepärane koostöö ja üksteise mõistmine ka lapsevanematega, nii nagu ta on ka ise saanud suurepäraselt hakkama lapsevanema rolliga, kasvatades koos abikaasaga üles 3 last. Ta on särasilmne, optimistlik, teotahteline. Temas on see miski X-faktor, mis ühele legendaarsele õpetajale on vajalik. Meil on au üle anda Kohila valla aunimetus kuldaväärt koolmeister, õpetaja Ülle Pihlapuu. Ühel väikesel tüdrukul oli unistus saada õpetajaks. See unistus täitus. Siis tuli unistus olla õpetaja. Ma olen väga rõõmus, et ma olen saanud Kohila gümnaasiumis juba pea 40 aastat õpetada. Kohila gümnaasium on parim. Siin on töötavad väga head inimesed ja on väga hea mikrokliima. Ma tänan kõiki oma õpilasi ja ka nende vanemaid mõistva suhtumise eest. Mul kõliseb kõrvus ikkagi selline luuletaja lause. Koolipoisile, ka vahel veidi ulakale, õpetaja soovib ainult head. Ma tänan teid ja soovin head Eesti sünnipäeva.
Tänasel pidulikul sündmusel soovime õnnitleda ka meie valla parimaid sportlasi. Ta jookseb väga palju, iga päev, kogu aeg. Talle meeldib võtta ette pikki distantse ning tavaliselt jõuab finišisse kõige varem. Tema jaoks ei ole vahet, kas joosta talvisel külavaheteel või kuuma päikese käes Küprosel. Ta ei põlga ära ka väiksemaid ja kodusemaid võistlusi, parandades siin ja seal pidevalt rajarekordeid. Eelmise aasta parimate tulemuste hulka võib aga lugeda Seep Tallinna maratoni esimest kohta ning Eesti meistritiitlit maratoni jooksjana. Meil on au üle anda Kohila valla parima naissportlase tiitel. Palju õnne maratonijooksja Olga Andreeva! Olga ei saa täna kohal olla. Nagu ikka, Olga jookseb praegu kaugel soojal maal ja tema eest võtab tunnustuse vastu tema ema. Ta on kiire poiss nii maa peal kui ka vee peal. Vaatamata oma noorusele on ta saavutanud silmapaistvaid tulemusi kogu maailmas, olles omavanuste klassis suisa kiireim. Tiitleid korjab ta juba mitmeid aastaid, nii lähedal kui kaugel, ning tuleb meil tõdeda, et ka Kohila valla parimaks meessportlaseks nimetatakse ta juba teist aastat järjest. Eelmisel aastal saavutas ta nii maailma meistrivõistlustel kui Euroopa meistrivõistlustel esimese koha jetisõidus ning pärjati ka tiitliga Eesti meister. Meil on au üle anda Kohila valla parima meessportlase tiitel. Palju õnne jetisõitja Mattias Reinaas! Ja nagu ikka, Mattias kihutab hetkel mööda vett kaugel maal ja tema eest võtab tunnustuse vastu Mattiase vanaisa. Tore on Mattiase eest seda autasu vastu võtta ja annan talle selle üle ja tore on teile öelda, et sellist lapselast on tore kodus näha, et eriti teades, et tema treeneriks on tema isa. Ta on treener, pühendunud 100%. Kui teeb, siis teeb nii, et kusagil pole näha midagi muud peale korvpalli. Ta suudab mängima panna kõige töntsakama karu ning kui juba tema trenni registreeritud, siis tuleb pühenduda ning arvestada, et korvpall, see on eluviis. Tema treeningrühmadest on läbi käinud 100 Kohila valla lapsed ja noored ja ega ta anna armu ka täiskasvanutele. Kohila korvpallimeeskond võistleb edukalt täiskasvanute hulgas ja on esindanud Kohila valda paljudel võistlustel. Meil on au üle anda Kohila valla parima treeneri tiitel. Palju õnne Kohila spordiklubi treener Jüri Pritšin! Nad löövad palli kõrgele ja kaugele, ikka üle võrgu. Nad on visad ja tublid, kõik, mis ette võetakse, viiakse lõpuni. Olgu need õpingud, treeningud või võistlused.
Mitmed mängijad on tänaseks leidnud endale uued, kõrgemad ja kaugemad võistkonnad, kuid see on ainult hea. Kohila nimi jõuabki kaugemale. 2017. aastal saavutati Balti liiga hõbedane koht ning pärjati tiitliga Eesti meister. Meil on au üle anda Kohila valla parima võistkonna tiitel. Palju õnne, Kohila võrkpalli naiskond ja treenerid! Ma sooviksin kogu võistkonna eest öelda suur aitäh selle tunnustuse eest. Aitäh! Siinkohal teeme tunnustamise tseremoonias väikese pausi. Nagu paljud on kuulnud, siis meie oma inimeste toetusel on valminud video Kohilast. Rõõmustame, et saame olla selle esmaesitluse juures ning täname kõiki, kes toetasid video valmimist. Meie seas on ka videoautor Henri Tombak. Ole hea, tule siia ette. Soovime sulle väikese meeli üle anda. Ma arvan, et siin seltskonnas on päris palju neid, kes sellel aitas üldse siia ekraanile jõuda. Mis siis ikka, et suur aitäh ja droonimehi tuleb veel, nii et kindlasti tuleb ilusaid videoid veel siit. Aitäh! Jätkame tunnustamisega. Järgnevalt anname üle Kohila valla aukirjad. Ta oskab joonistada majasid, teid, parklaid, mänguväljakuid ja mida kõike veel. Ta on töötanud Kohila vallas 15 aastat ning peamiselt koordineerinud üld- ja detailplaneeringuid. Ta on läbi vaadanud ja kontrollinud lugematul hulgal ehitusprojekte ning andnud neile oma hinnangu. Ta on teinud oma tööd südamega. Suur tänu ja palju õnne, arhitekt Rein Ailt. Jääb nii, et Saaremaal näeb õhtupäiv see õitsi pilt. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsilist. Veel linnupesi Läänemaal. Ta töötas Kohila gümnaasiumis 44 aastat. 1973. aastal alustas ta kooli sööklas nõudepesijana. Hiljem töötas samas kokana. Viimased 20 aastat täitis ta maja perenaise vastutusrikast ülesannet. Ta oli laste rõõmude ja murede kuulaja ja lohutaja. Nende aastate jooksul õppis koolis tuhandeid lapsi. Ta aitas parandada koolikultuuri ning tõsta kooli tuntust ja mainet. Suur tänu ja palju õnne,
proua Ellen Assavi. Jääb nii, et Saaremaal läheb õhtupäev, see õitsi mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Veel linnupesi Läänemaal võib leida Narva. Veel arul annab Harjumaa me rahva sünnilas. Ei taha, ei või, ei saa siin jätta Virumaa. Ta on põhjalik, sõbralik, alati abivalmis ja teab kõike raamatutest. Temaga on huvitav arutleda erinevate kirjanike stiilide üle ning ta oskab ideaalselt nõu anda, millist raamatut on soovitatav järgmiseks lugeda. Ta on sihikindel, põhjalik ja teeb oma otsused kaalutletult, nii nagu üks juhataja peabki oma tööd tegema. Tema töö juurde ehk siis raamatukokku on alati rõõm minna, sest seal on soe, puhas ja seal töötavad ainult toredad inimesed. Suur tänu ja palju õnne Kohila raamatukogu juhataja Kristiina Pender. Jääb nii, et Saaremaal näeb õhtupäev, see õitsi mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Nad on elupäästjad. Nende töö on ohtlik, kuid nad on ööl ja päeval valvel, et kui peaks midagi koledat juhtuma, asuvad nad kohe tegutsema. Selleks, et end pidevalt vormis hoida, tehakse trenni ja võisteldakse teistega. Eelmisel aastal saavutati vabariiklikul mõõduvõtmisel auväärne 3. koht. Täname kogu valla nimel, et olete pidevalt valves ning vajadusel tõttate appi. Palju õnne, Kohila päästekomando! Jääb nii, et Saaremaal näeb õhtupäev, see õitsi mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Tänud meeskonna eest, kes kahjuks tulla ei saanud, sest nagu ennegi öeldi, osa neist on valvel. Eesti eest ja Kohila eest. Aitäh! Ta on rõõmsameelne ja toimekas Kohila naine, kes lööb käed külge vabatahtlikuna seal, kus vaja. Tema suur hobi on käsitöö ja eelkõige kangastelgedel kudumine. Suur armastus kodumaa vastu viisi teeni. Kududa koos vallarahvaga Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks triibuvaip, mida on meil kõigil võimalik ka siin spordisaalis, täpsemalt koridoris, täna näha. Tema teine suur armastus on aiandus ja see ei piirdu porgandi ja kapsataime mahapanekuga. Tema peenralt leiab hulganisti teistele tundmatuid isendeid ja kõigele lisaks oskab ta neist saadustest välja võluda imetabaseid roogi. Tema jaoks ei ole kodumaa armastus poos, vaid elustiil, sest ta on ka aktiivne naiskodu kaitsja. Suur tänu ja palju õnne, proua Aive Küünarpuu!
läheb õhtupäev, see õitseb mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Veel linnupesi Läänemaal võib. Ta on pühendunud täiskasvanute elukestvale õppele ja õpetamisele. Ta ongi õpetaja. Sel aastal saab 25 aastat ajast, mil ta alustas Kohila nobenäppudele õmblemise õpetamist. Kursused ei lõppe mitte lihtsalt lõputööga, vaid moeetendustega, kus modellideks needsamad nobenäpud. Tema käe ja õpetuse all on valminud lugematul hulgal erinevaid rõivaid, mis kõik hingega tehtud. Suur tänu ja palju õnne, õpetaja Veera Lepik. Et Saaremaal läheb õhtupäev, see õitseb mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Veel linnupesi Läänemaal võib leida rannara. Ta on töötanud Kohila vallas mitmetes asutustes, mis tõttu tunneb valda ja tunneb inimesi ja just seetõttu sobis ta imehästi tööle Hageri muuseumisse. Tema kohta võib öelda, et ta on tõeline muuseumi rott ja võiks kandideerida ka samanimelisele üle-eestilisele auhinnale. Tema töö võis jääda esialgu märkamatuks, sest ta tegeles museaalide kogumise, süstematiseerimise, puhastamise ja korrastamisega. Temas on nii palju nutikust, et ta suutis paljudele museaalidele agregaatidele, mis seni nimetuna riiulis seisid, nimetuse ja otstarbe leida. Samuti oli ta nende aastate jooksul suurepärane näituste korraldaja. Suur tänu koostöö eest ja palju õnne, härra Ants Markna! Et Saaremaal läheb õhtupäev, see õitseb mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Nad on meie musketärid, üks kõigi ja kõik ühe eest ja seda juba 20 aastat Kohila valla bändina. Nende ansambli nimi müüb neid ise, seetõttu teatakse neid üle Eesti. Nad on omad poisid igas mõttes, mitte teine naine ega keegi kolmas. Nad on laval nii jaanipäeval kui uusaastapeol, sünnipäevadel ja kihelkonnapäevadel, just seal, kus vaja. Hageris ei möödu ükski pidu ilma nendeta. Suur tänu ja palju õnne, ansambel Omad poisid! Et Saaremaal läheb õhtupäev, see õitseb mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu Ma usun, et ma räägin kogu kollektiivi eest, kui ma ütlen, et meil on siiralt au seista selles vägevas reas, mis on siin enne meid ette loetud. See kõik on tänu teile. Aitäh! Ilusat sünnipäeva! Ta on töötanud 15 aastat õppeala juhatajana ja tänaseks pea 3 aastat juhatajana. Ta on rõõmsameelne, innustav, toetav, soe ja südamlik.
Tema jaoks on oluline hästi toimiv meeskond, kus kõik toetavad üksteist. Neil on töötajate omavahelise tunnustamise jaoks kasutusele võetud rändkarikas, et kõik saaksid kiita kokatädist juhtideni. Talle on oluline kolleegide kaasamine ja asutuse ühine arendamine ning otsuste vastuvõtmine. Loodud on koolitussüsteem, et kõik töötajad saaksid end pidevalt täiendada. Tema toetusel on loodud ka tugisüsteem erivajadustega laste toetamiseks ning muukeelsete lastele võimaldatakse eesti keele lisaõpet. Tal on suurepärane koostöö lapsevanematega, kes löövad kaasa väga erinevates lasteaia tegevustes. Ta on selge visiooniga ja töökas partner ka vallavalitsusele. Suur tänu ja palju õnne Männi lasteaia direktor Ragne Pesur. Ka nii, et Saaremaal näeb õhtupäiv see õitsi mind. Ja kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. See auhind kuulub minu perele ja nendele erakordsetele inimestele, kes töötavad seal üle Kapamänniku väikeses majas. Soovin teile kõike ilusat ja head juubelit. Ta on pikka aega töötanud haridusvaldkonnas, väga erinevatel ametipositsioonidel. Ta on tugeva empaatiavõimega, sihikindel ja visiooniga spetsialist. Ta on siiras ja tema juurde tahavad lapsed ja noored minna, kui on mure. Ta koordineerib gümnaasiumi tugispetsialistide tööd ning vajadusel kutsub kokku ümarlaudu. Ta panustab muukeelsetesse lastesse, et toetada nende paremat hakkama saamist meie haridussüsteemiga. Samuti aitab ta noortel planeerida oma karjääri ning analüüsida edasiõppimise võimalusi. Suur tänu ja palju õnne tänane sünnipäevalaps, Kohila gümnaasiumi psühholoog Reet Reispass. Ma väga tänan selle märkamise ja tunnustuse eest. Mul on uhke olla Kohilas ja mul on uhke töötada Kohilas nende inimestega, kes minu ümber on. Aitäh ja ilusat sünnipäeva! Ta on Kohila kooli esimese lennu vilistlane. Ta on positiivsust kiirgav pensionär, kes on viimased 9 aastat tegutsenud Kohila turvakeskuses vabatahtlikuna. Kohila turvakeskuses koordineerib ta ka sooja toidu pakkumist abivajajatele. Ta on rahuliku meelega ja empaatiline, toetab ja aitab alati, kui saab. Suur tänu ja palju õnne, proua Marje Reose. Ka nii, et Saaremaal näeb õhtupäiv see õig. Kahjuks ei ole võimalik proua Reosel täna siin meiega koos olla, aga aukiri saab talle edasi toimetatud. Ta on aktiivne oma külaelu edendaja ja Anger ja Pahkla haridusseltsi algataja. Ta on suur ajaloo talletaja ja erinevate külaürituste korraldaja. Tema eestvõttel alustati vana
ja väärika Pahkla koolimaja taastamist. Ta on Kohila mõisakooli algatusrühma liige ning pikaaegne vallavolikogu liige. Suur tänu ja palju õnne, proua Eha Sepping! Jätta nii, et Saaremaal näeb õhtupäiv see õitsi mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Ta aitas leida rahastust Tohisoo mõisa pööninguruumi väljaehitamiseks ning kuulus pikka aega Kapa Rocki korraldusmeeskonda. Ta on Kapa klassika korraldaja ja idee autor. Samuti kirjanduse ja muusikaõhtute Concerto Strumenti e Voce eestvedaja, millest hiljem kujunes välja Kapa Männik loeb ürituste sari. Suur tänu ja palju õnne, härra Mart Siilmann! Jätta nii, et Saaremaal näeb õhtupäiv. Ta ei saa kahjuks täna osaleda, anname aukirja hiljem üle. Ta on suurepärane õpetaja. Ta on eeskujuks lastele ning tulihingeline spordipropageerija. Lapsed ootavad tema tunde. Ta on oma olemusega nii inspireeriv, et nii mõnigi laps soovib tema eeskujul õpetajaks saada, veel parem kehalise kasvatuse õpetajaks. Ta on tõeliselt vastupidav judokas, kes õpetab ka lapsi väärikalt enda eest seisma. Tema treeningud on lõbusad ja sinna minnakse rõõmuga. Vajadusel organiseerib ta lisatrenne, et kõik ikka hästi õnnestuks. Tema teiseks kireks on loodus, kuhu korraldab harivaid retki nii kolleegidele kui sõpradele. Suur tänu ja palju õnne, õpetaja ja judotreener Madis Suurmäe! Jätta nii, et Saaremaal näeb õhtupäiv see õitsi mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Veel linnupesi Läänemaal võib leida rannaraam. Veel aru annab Harjumaa me rahva sünnil. Ta on lastega töötanud pea kogu oma elu. Ta on aktiivne, julge, algatusvõimeline, uuendusmeelne, abivalmis ja positiivne. Talle on kõige tähtsam, et lastel oleks lasteaias tore ja hea. Ta on läbi viinud mitmeid uuendusi ja arendanud lasteaiatööd, et ka õpetajad saaksid end koolitada, mille läbi võidavad taas lapsed. Tööl on tunda, et ta on alati olemas. Ta märkab ja aitab, kus vaja ja võimalik. Ta sai ka suurepäraselt hakkama ajal, kui asendas lasteaia juhti, sest ta on kõigele lisaks ka väga heade juhi omadustega. Suur tänu ja palju õnne, Sipsiku lasteaia õppeala juhataja Kaia Välling! Jätta nii, et Saaremaal näeb õhtupäiv see õitsi mind. Ta kõrval tunneb Hiiumaa üht õiget sugu õitsimist. Veel linnupesi Läänemaal võib leida rannaraam. Veel aru annab Harjumaa. Meie pidulik aktuse osa on sellega lõppenud. Õnnitleme veel kord kõiki auväärseid, kes sel aastal pälvisid tunnustuse ja palume lavale taas ühendkoori, kes võtab kokku meie tänase pidupäeva pidulikuma osa. Pärast seda, kui koor on laulnud oma laulu, olete kõik palutud rohelisse saali, et maitsta seda head ja paremat,
mis meile on valmis pandud ning umbes, ütleme 9 paiku, ootame teid kõiki tagasi siia saali, et lõpetada tänane õhtu tantsupeoga ansambel Onud saatel. Ja mis veel? Nimelt seda, et ansambli vahepausidel on oodata üllatusi ning tuletan meelde, et südaööl on gümnaasiumi ees näha ilutulestikku.